Mida sina siin hiilid? Tasa! Naabritüdruk tuli linnast koju. Ma olen tema juurde. Aga miks sa julgelt ei kõnni? Ema ei luba. Ja sina räägi vaiksemalt. Muidu näitab kiivitaja mu emale minu asukoha kohe kätte. Kiivitaja teine nimi on vaenulind. Sõja ajal oli ta põgenejate ja varjuotsijate jaoks väga vihatud lind. Aga tegelikult kaitseb kiivitaja lihtsalt oma pesitsusala. Hirmus sõjakad! Nii kui vaenulind soo peal karjub, on mul kohe kodusõda lahti. Ega nad kogu aeg sellised pole. Pärast pesitsusaega muutuvad nad vagusaks. Praegu on pesas pojad sees. Sina ole tasa. Muidu ma ei saagi naabritüdrukule külla minna. Kiivitaja oli 70. aastate lõpuni Eesti põldudel tavaline pesitseja. Seejärel hakkas kiivitaja arvukus peamiselt põldude kuivendamise tõttu langema. Niiske pinnas on pesitsemise ajal oluline, muidu võib poegadel tekkida toidupuudus. Praegu on kiivitajatel hakanud jälle paremini minema. Kiivitajaid üldiselt on saanud rohkem võrreldes varasemate aegadega. Ja eks siin mängib rolli väga mitu asja üheaegselt. Eriti meeldib neile meie põllumajandusmaastikus suvivili või siis selline ekstensiivselt majandatav rohumaa kõrges heinas, see liik ei ela. Suurem osa lindudest kasutab põllumaastikku pesitsusajal. Paljud liigid käivad siin toitumas, peatuvad rändel või satuvad põldudele juhuslike külalistena. Ega me päris intensiivse tootmisega põldudel suurt midagi peale mingite selliste mitte majandatavate elementide loomise teha ei saa. Ehk siis, kui me selliste suurte põldude vahele saame jätta kas rohuribad või vähemalt mingid väiksed põõsatukad kasvama, siis see on ka tegelikult ainukene asi. Lihtsam on rohumaadega, mille puhul on oluline see, millal neid niidetakse. Uuringud näitavad, et mahepõldudel on linnurikkus suurem kui intensiivtootmisega aladel. Enamiku põllulindude arvukusele mõjub soodsalt, kui maad lühikest aega ei harita. Kui aga söötis põldudel hakkavad kasvama põõsad, muutub see elupaik lindudele ebasobivaks.